kõik tundus selle ülistuse sees. Ja eks ta tegelikult ongi üks eriline Jumal, keda me oma elu jooksul, võiks öelda kuni surmatunnini arvatavasti tundma õpime. Alati on midagi, mis sind paneb imestama, mis sind köidab, mis sind kõnetab. Ta on nii lõputult täiuslik, et seal sees ja temaga koos olles elu saab hoopis teise maitse kui elu ilma Jumalata. Ja see viimane laul, lootuse laul, see on ju laul ka, mis oli 2009 aastal Saku Suurhallis, kui oli lootuse festival ja Billy Grahami poeg Franklin Graham oli kuulutamas Jumala sõna ja kui see suur koor seda laulis, see oli auline. Ja nüüd äsja lõppes lootusaeg festival Tondiraba jäähallis, mis oli ka 2 päeva õhtu selline kulminatsioon minu jaoks, oli see, kui ma nägin neid sadu ja sadu inimesi tulemas sinna ette sellel õhtul. Inimesed, kes tegid otsused, ma tahan jätkata tänasest õhtust oma elu koos Jeesusega. Üle 700 inimese tegid oma otsuse nendel õhtutel. Oli neid, kes uuesti kinnitasid oma usku, aga oli ka neid, kes täiesti esimest korda ütlesid, et mina tahan olla nende pühade hulgas. Nii et ma näen, et siin Eestimaal ka, kuigi me oleme, võib öelda, selline väike rahvas ja väikemaa võrreldes suurte maade ja rahvastega, on Jumala pilk ikkagi meie peal täpselt samamoodi ja tema armastus, mis on välja valatud pühavaimu läbi, saab inimesi puudutama väga erinevates paikades, kui mõelda Tondiraba jäähall, sellele sõnale üldse juba tondi ja raba, et inimesed on läinud oma tontidega rappa, aga just seal Tondiraba jäähallis inimeste elud muutuvad. Korraga saab midagi täiesti uueks loodud ja inimene ei ole tulnud üldse seal selle tõttu, et ta midagi väga palju head oma elus oleks teinud, vaid selle tõttu, et keegi esitas kutse ja ütles, et sa võid ka sellel õhtul saada Jumala lapseks. Erilised hetked on need, kui sa saad kaasa elada just nendele sündmustele, kus inimese elu korraga saab täiesti teise suuna. Ja annaks Jumal, et neid hetki üha enam ja enam me võiksime ka siin Muhu saarel läbi elada. Oleme elanud, aga et neid võiks olla pea igal koosolekul, eks ole, kui sa jälle kellegi juhatada Jeesuse juurde. Aga oleme tänulikud ka selle eest, et meil on võimalik tulla ja vabalt evangeeliumi kuulutada ja kõnelda Jeesusest. Need on ka imelised asjad. Ma pean kasutama prille, vanus on juba seal. Ilma prillita enam väga ei näe. Et üks ühine osa, mida me ka siin ikka teinud oleme koos on, et me oleme tänanud Jumalat selle eest, et ka meie kuulume sellesse ihusse, Kristuse ihusse, issanda surma mälestamine. Ja ma loen täna väikese lõigu siit Matteuse evangeeliumi lõpus 26. peatükist ja see on see sama lugu, kus Jeesus ise siis veel on nii-öelda maa peal 2 jalaga, aga kohe on lähenemas see hetk, kui tal tuleb minna ristile ja seda meie pattude pärast, aga ta ei karda, vaid ta on julge ja ta veel enne, siis kui ta ristile lüüakse, võtab kokku oma lähedased jüngrid, kellega ta on jaganud 3,5 aastat seda õpetust ja valmistanud neid ette selleks sündmuseks. Ta kogub nad kokku ülemisse tuppa ja ütleb seal siis sellised sõnad 26 peatükk ja 24. salmist alates. Inimese poeg läheb küll ära nõnda, nagu temast on kirjutatud. Aga häda sellele inimesele, kes inimese poja ära annab. Sellel inimesel oleks parem, kui ta ei oleks sündinud. Aga Juudas, tema äraandja, kostis talle, olen siis mina see rabi. Jeesus ütles talle, need on sinu sõnad. Ja siis, kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis ja ütles jüngritele andes, võtke, sööge, see on minu ihu.
ja ta võttis karika, tänas, andis selle neile ja ütles, jooge kõik selle seest, sest see on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest pattude andeks andmiseks. Aga mina ütlen teile, mina ei joo siit peale sellest viinapuu viljast, kuni päevani, mil ma joon koos teiega uut oma isa riigis. Amen. See on tõsi, mida Jeesus ütleb siin, et tema veri on lunastanud meie patu. Ilma selleta me kõik oleksime hukkule määratud. Ainult, kes seda kõike teha sai, oli patuta inimene, Jumala poeg Jeesus Kristus, kes võttis meie patu ja kandis, et meid vabaks osta. Ja kui ta siin oma jüngritega koos on ja seda söömaaega läbi viib, siis on siin erinevaid tõlgendusi sellel piibli tekstil. Osad peavad seda toimingut selle usuga, et kõik see, kui me õnnistame ja palume, et see reaalselt nagu muutubki Jeesuse vereks ja Jeesuse ihuks. Meie nelipühilastena oleme seda aru saanud, et Jeesuse ihu oli ikka seal nende jüngrite keskel sellisena, nagu ta oli. Ja ta võttis selle leiva, mis ei olnud ju tema ihu, aga ta ütles, see on nagu minu ihu. Meie kasutame nagu sümboolselt seda, et see leib, mida me võtame, me igaüks oleme nagu üks ihu liige sellest tervikihust. Aga Jeesus vaimu läbi on siin, nii nagu ta ütleb, püha vaim on, kes mind kirgastab. Ja ta on siin meie keskel ja seda meie usume. Ja kui me seda õnnistame, siis me täname Jumalat selle eest, et meie ka Jumala armust kuulume sellesse ihusse. Võtke ja sööge. Ja see hetk me mälestame ühel viisil Jeesust selle eest, et ta on tõesti meid arvanud oma armust sellesse ihusse. Ja meie kasutame mahla siin, mõnel pool kasutatakse veini, kuidas kusagil. Ja meie palume ja täname, et see lepingu veri, uue lepingu veri, mille Kristus meie pattude pärast pidi valama, on meid pesnud puhtaks kõigest patust. Ja me usume, et see on toimimas, see toimib ja ei ole ka teinud siis keeldu nendele inimestele, kes on erinevates konfessioonidest ka vahel meie keskel, vaid meie näeme seda kui Kristuse lauda, mille tema nagu on katnud selleks, et temasse uskujad võiksid tulla ja kinnitatud saada. Jälle selle toimingu läbi, et ma olen Kristuse ihu liige ja Kristuse veri on minu patud kõik kustutanud. Ja me täname Jumalat selle ees. Ja siin tekstis Jeesus viitab ka sellele, et ühel päeval me oleme tõesti palgest palgesse koos temaga kõike seda sama tegemas. Kuni tema riik tuleb, nii nagu ta siin ütleb. Et siin on ühel viisil vaade tagasi, see, mis on meie eest tehtud. Ja samal ajal me oleme olevikus ja kinnitame, et me vajame seda kinnitust igal päeval. Ja veel lisaks sellele me vaatame tulevikku, et kord oleme me temaga ühe laua taga, kõik pühad koos ja teeme seda suure rõõmu ja tänutundega ka seal. Ma palun, et diakon Maiu tuleb ka ja me täname Jumalat ja siis saame tulla ja võtta osa ka sellest Kristuse ihust ja tema lepingu verest. Hea isa taevas, me täname sind. Me täname, et me saame öelda, et sa oled meie hea isa. Ja Jeesus, tänu sulle. Tänu sulle, Jeesus, selle eest. Jumala sõna ütleb, et alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures. Sõna läbi on loodud maailm. Me täname selle eest, et meil on võimalus olla selle sõnaga nii-öelda koos. Olla ka ise võib-olla uuesti loodud selle sõna läbi, mida me kuuleme. Tänu ja kiitus sulle, issand. Ma tänan iga ühe eest, kes täna siin on
sina oled neid nimepidi kutsunud, issand. sa tunned meid nii lähedalt. tänu sulle. ja sinu sõna ütleb ka seda, kes sööb sinu liha, joob sinu verd, sel on osa sinuga. me täname selle eest, et meil on võimalus olla osa sinuga. tänu ja kiitus sulle selle eest. ma tõesti palun ka, et see sõna kosutaks meist igat ühte, ehitaks üles vaimu läbi, selle seesmise inimese läbi, issand. nagu sa tahad meid uuesti luua, sõna läbi, issand. ja me täname. me saame kinnitada oma usku täna siin sellega, et me murrame leiba üheskoos. saame üles ehitatud olla ja teame, et sina, Jeesus, oled meiega. tänu ja kiitus sulle, sest nagu Paulus ütles, et ma olen issandalt saanud ja annan teile. issand, ka meie usume, et me oleme issandalt saanud ja jagame. tänu ja kiitus sulle. tõesti, olgu õnnistatud meist igaüks, kes võtab täna sellest sakramendist osa. täname selle eesõiguse eest olla koos sellega. tänu ja kiitus sulle, Jeesus Kristus. tänu ja kiitus sulle. Aamen, aamen. kallis Jeesus, me täname, et sa siin meie keskel olles kinnitad meid ka ja kinnitad meie usku. ja me täname, et sinu armust piisab meile. ja me täname, et see kõik, mida sa meie eest oled teinud, on täna kehtiv. ja me oleme uues lepingus. enam ei ole hukkamõistu nende üle, kes on Jeesuses Kristuses. nii ütleb sinu sõna. ja tänu sulle, et sa meid nimepidi tõesti kutsunud oled ja oma ihusse liitnud oled. ole, issand, armuline igale siin olijale. tunnistame, et vajame seda puhastust ja pühendumust teha ikka ja jälle. et elada oma elu koos sinuga, me vajame meelde tuletada, miks sina surid. ja mis on selle surma ja üles tõusmise väesaladus. ilmuta ka, kui me sellest osa saame, meie vaimule, kui oluline ja tähtis on järgida sind ja pidada kalliks seda osa ka siin. Amen. ja nüüd me saame tulla ja võtta siit leivakese ja kasta siia ja siis kinnitada oma usku Jeesuse Kristuse veri. Jeesuse Kristuse veri, mis Jeesuse Kristuse veri. Jeesuse Kristuse veri. ja nüüd ma palun, et Anita tuleb ja jagab meile julgustust järgneva